Minu selja taga on kuulsad Ameerika kuldsed väravad ehk siis McDonaldsi kiirtoidurestoran ning täna mina lähengi sinna uudistama ja vaatan sõna otseses mõttes, kuidas see köögipool siis seal välja näeb. Nii et tulge kaasa. Mind võtab vastu 23-aastase kogemusega McDonaldsi restoranide klienditeenindajate koolitaja. Anti, tervist! Minu nimi Steven. Mina Anti. Nii, hakkame siis täna siin McDonaldsis ringi seiklema, ja teeks äkki esimese asjana kohe tuuri peale. Lähme piilume, mis meil seal tagaruumides on ja kuidas meie igapäevatöö välja näeb. Super, aga lähme. Läksime. Hetkeseisuga on Eestis kokku 12 McDonaldsi restorani. Enamik neist asub Tallinnas, aga ka Tartus, Narvas ja Pärnus. Eestis annab ettevõtte tööd pea 700 inimesele ning päevas teenindatakse üle 11 000 külastaja. Esimese asjana sundun töötajate puhkeruumi. Nii, hästi süke hubane tundub see siin olevat. No mis siin teha saab? No siin on võimalus näiteks lõunat pidada, on võimalik kas siis kodust miskit kaasa võtta, meil on siin vahendid olemas. Loomulikult peab siin saama ka natukene lõõgastuda. Järgmisena jäigi mulle silma diivani peal lebav massaažitool. Lahkelt pakuti mul see ka ära proovida. Päris mõnus ju tegelikult ja siis tuledki pausile ja saad istuda ja natukene nautida, et palju tööd tehtud, palju sa istud või pärast tööpäeva lõppu, eks ole. Aga enne kui me suundume siis loomulikult ladu ja ka köögi poolt vaatama, siis ega see asi siin nii lihtne ei ole, et tuleb ikkagi panna endale riided selga, sest et tegemist on toidu käitlemisega. Nii et mulle antakse siin ilus kena kittel ja loomulikult saan ka pähe sükse ägeda McDonaldsi nokamütsi, täiesti ehtne värk. No nii, see on siis siin kuiv ladu, nagu ma näen, siuke piklik ruum. Piklik, aga natuke kitsas. Nii, ja siin avaneb meil juba vaatepilt. No, ma ei tea, kohvi on siin näha, mingisugused, mis on siirupid, joogid. Ja, need on McCafe osa siirupid. Ja siin on siis mitte ainult kohvi, vaid ka muud toiduained, mis ei vaja eritemperatuuri, ei külmiku ega sügavkülmiku temperatuuri ja pakendid. Olgu see siis burgerite pakkimiseks, friikartulite jaoks või kohvitopsid näiteks. Lisaks hoitakse kuivlaos ka sibulat, aga veidi teistsugusel kujul. Oho, vaataks peale, siis ei ütlekski kohe, et see sibul on, et see on nagu mingisugune, ma ei kujuta ette, keemia tuleb esimese asjana pähe millegi pärast. Aga siin on sibul, mis on siis ära kuivatatud ja meie lisame sellele vett. See imab selle vee sisse ja siis on ta jälle tarvitamiseks kõlbulik. Järgmisena suundun külmlattu. Siit leidsin piima, tomateid, salatit ja palju muud. Natuke jahekas siin juba on, ütleme sükene, ma ei tea, sügis, võib-olla natuke sügis talve algus kuskil seal, umbes süke temperatuur on siin, aga praegu suve ajal väga mõnus on siin olla igal juhul. Sügav külmaruum on puupüsti täis. Siin on karpide viisi burgeripiffe, aga ka saiu ning erinevaid majustusi, näiteks sõõrikuid. Aga enne kui me köögi poolele läheme, siis ja üldse enne kui iga inimene köögi poolele jõuab, siis tuleb ikkagi mingeid asju teha, on ju. Nii, kuidas see protsess siin käib? No tööpäeva algus on siis niimoodi, et kõigepealt tööle tulles registreerin oma tööaja arvestuse ära, löön oma numbri siis sisse, siis riideid triikima, riideid vahetama ning siis tuleb kätepesu. Et enne kui kuhugile minna positsioonile, käed peavad olema puhtad. Korralik hügieen. Kuna tegemist on ikkagi restoraniga, kus toitu valmistatakse täiesti paljaste kätega ehk kindaid ei kanta, siis tuleb vastavalt hoolikalt ka käsi pesta, kus juures käsi pestakse igal täistunnil, iga kord kui köögist sisse välja liigutakse ning iga kord kui kogemata puhta käega midagi musta katsutakse. Kuidas aru saada, et käed on piisavalt puhtad? Selleks on siin ka spetsiaalne masin, mis käte puhtust hindab. Nii, ja mis hinda ma nüüd saan? Scan, past, okei, aga mingid 5+ või midagi sükest siin sellist ei ole, ta annab märku, kui ta miskit avastab, siis annab märku. Kööki sisenedes märkan esimese asjana fritüüre. Aga kas see ongi siis see masin, mis piiksub kogu aeg, kui kuuled seda sealt eest? Praegu täpselt annabki märku, on ju, et nüüd on vaja need nagitsad välja tõsta natukeseks ajaks jahta, et õli nõrguks ära. Seejärel hoiustatakse nagitsad spetsiaalses soojenduskapis, aga kaua need seal seista võivad? Erinevatel toodetel on erinev säilivusaeg. No kui me räägime nagitsatest, see on ikkagi üsnagi populaarne. Jaa, nagitsatel on 20 minutit. 20 minutit ja kui see aeg läbi saab? Siis lähevad nad prügikasti. Burgeripiffide säilivusaeg on aga veelgi lühem, sest vastasel juhul muutuvad nad liiga kuivaks ja tahkeks. Järgmise asjana vaatasingi üle, kuidas liha valmis grillitakse.
kapist võetakse sügav külmutatud pihvid ning visatakse grillile ning kõigest 1 minuti möödudes ongi liha valmis. Peale raputatakse natuke soola ja pipart ning varem nähtud sibulat, aga seekord veega läbi immutatud kujul. Proovime nüüd ära teha Big Maci. Jaa, kõigepealt on meil vaja saia. Nii, millist? Big Maci sai siin keskmine. Ahah, nii võtame selle siit. Seejärel asetan saiad rööstrisse. Kusjuures, kuna Big Maci burgeris on 3 erinevat saia osa, siis igale ühele on ette nähtud oma röösteri auk, kuhu nad sisse pista. Kui burger on kokku pandud, siis vaatan üle, et kas ta näeb välja nii, nagu reklaamis. Ja siis gaasikie peale. Kinni ja ongi valmis. Ja ongi Big Maci. Ja siis me lükkame selle sinna niimoodi, jah? Jaa, et siit saab kohe võtta ja siis hakata kokku panema. No, kui palju kiiremini nüüd tegelikult peaks inimene selle valmis tegema? Eks selles mõttes, et kui sa seda teed igapäevaselt ja burgereid on palju, mida teha, et siis see vilumus tuleb ja siis sul on lihasmällu juba jäänud täpselt. Tellimusi võib aga korraga olla päris palju, seega kui midagi valesti läheb, siis ei saa seda toodet enam kliendile anda ning see tuleb visata prügikasti. Ise ära süüa ei tohi? Ei. Kõik läheb ära viskamisele. Olgu. Ja, et kui on läinud untsu, et siis teeme uue. Kuid selleks, et tõeline kogemus kätte saada, siis panen endale kokku ka tervikliku eine. Ehk raputan väikese portsu friikartuleid vastavasse karbikesse ning valan endale ka joogi. Ent joogiga on siin Smuuli restoranis omapärane lugu. Nimelt, kui inimene on teinud tellimuse ning valis endale meelepärase joogi, siis vastav masin hakkabki automaatselt ise jooke valama ning ringiratast keerutama. Kui siin on tippaeg, kõik joogid liiguvad, kuidas sassi mitte ajada? Sellepärast, et siit ka näitab, et missugune jook on. Praegu põhimõtteliselt saab öelda, et see on tavaline Coca-Cola on esimene ja teine on ka tavaline Coca-Cola. No einestamist hetkel mina igatahes toimetuses edasi, sest ma ei taha siin teie aega rohkem kinni hoida, aga suur aitäh, et meid siia külla kutsusite. Rõõm oli. Kuidas sulle meeldis? Täitsa vahva. Äge on näha sellest köögi poolt, kuidas, mis toimib, mismoodi need limiidid ajad siin kätepesus oli ka põnev, et igati põnev. Aga siis uute kohtumisteni. Ja sureme korra uuesti kätt ja uute kohtumisteni.